Tervist ja mul on hea meel teile õnne soovida, head Coopi liikmed, ja ka minu igapäevases toimetamises jääb Coop mulle alati südamelähedaseks ja selle tõttu eriti hea meel. Minu soov on teile rääkida siis natukene tõuaretuse näitest ja 100% Eesti tõuaretusorganisatsioonidest on ühistulised, nii et selle tõttu on kindlasti see ettekanne võib-olla tänasel teie üritusel just kohane. Aga põllumajandusühistutel on ju väga suur ajalugu, väga sügav ajalugu, just kuulsime piimanduse edukäikudest ja me teame ju, kui popp oli 30-ndatel Eesti või eksporditurgudel ja me loodame, et see ka tulevikus saab olema siis sama ka jätkuv. Nüüd tõuaretusühistust, nagu ma ütlesin, 100% ühistuline ettevõtmine kõikide loomaliikide ulatuses ja meie tõuaretusorganisatsioonid on küllaltki vanad, et nagu te näete, üle 135 aasta on juba tõuraamatupidamine, see tähendab, et selline meie talumehe järjekindlus loomakasvatussektoris on olnud väga tugev. Ja kohe peale Eesti taasiseseisvumist tekitati siis tõuaretusühistud, sest see oli kindlasti teenus, mille kvaliteeti ei saanud alla lasta ja natsionaliseeritud varad osteti siis läbi erastamisagentuuri põllumajandus- ja tõuaretusühistute poolt välja. See pikk ajalugu, mis meil on olnud, 30 aastat täitub järgmisel aastal, see on kindlasti toonud väga palju muutusi ja ühistud peavadki olema väga paindlikud ajas, et kui ühistu liikmete vajadused muutuvad, siis tuleb ka ühistul tegutseda nii, et liikmetel oleks sellest kasu. Ühistu liikmete arv, nagu te olete võib-olla kuulnud, põllumajandussektoris, just piimanduses ja lihaveisekasvatuses on hästi palju langenud, selle tõttu ka meie liikmeid on vähem. Et meil on olnud ka aegu, kus on olnud 1200 loomapidajat meie liikmeid, aga täna on siis neid natukene üle 400, aga meil on 2 kollektiivliiget, on lihaveisekasvatajate selts, kellel on üle 400 liikme endal ja ka Eesti kohalik maakarjatõugu ühistu. Ja 90% Eesti karjakasvatajatest siis kuuluvad meie ühistu liikmete hulka. Ja siin on ka ühistu tegevused, ma nende peale ei pühenduks kaua selle tõttu, et need slaidid saavad olema teile kättesaadavad. Ja ta on üleriigiline ühistu, tegutseme me kõikides piirkondades, kus on rohkem piimaveiseid, kus on rohkem lihaveiseid, Lääne-Eestis kindlasti rohkem lihaveiseid ja lihaveisesektor muide on ka meie üks kõige noorimaid põllumajandussektori harusid. Et nõukogude perioodil oli piimal nii tohutu ekspordi osakaal ja piimatõugu veistel, et lihaveistele väga vähe rõhku pöörati. Et meil on 4 põhilist postulaati, et meil on siis aretus, mida me peame suunama oma teenustega, et meie karjakasvatus oleks heal järjel. Meil on siis seemendusjaam ainukene Eestis täna tegutsev ja Balti riikides ka üsna unikaalne ja seemendusjaamast ma arvan, täpsemalt ma ei hakka rääkima, et pullid toodavad seal oma aretusmaterjali ja meil on ka karantiini- ja kogumiskeskus, mis on vajalik selleks, et Eesti tõuveised ja Eesti veised jõuaksid siis kaugele ka teistesse piirkondadesse. Järjepidevalt oleme siis tegutsenud oma asukohas aastast 1975, kui ehitati sinna seemendusjaam ja seal on meie peakontor. Kuna loomade ja loomapidajate arv ka vähenes, 1993. aastal loodi tegelikult ju 2 ühistut. Eesti Punase Tõu ühistu, aga et suunata paremini investeeringuid, suunata paremini teadmisi, siis 2002 oli see aeg, kui 2 ühistut otsustasid siis omavahel ühineda. Ja oleme ka siis Baltikumi kõige suurem aretusühistu. Need tegevusi on mitmeid, on sellised tootlikud tegevused, on sellised pehmed tegevused, ka täna näiteks üks üsna unikaalne ja uue ajaga kooskäiv tegevus on ka loomade oksjonite korraldamine läbi video, et meil on 2 aastat küllaltki raske olnud ja see on olnud päris edukas. Ja rahvusvaheline koostöö samamoodi on hästi-hästi oluline, et see, et tõuaretus on edukas Eestis, ei piisa sellest, et me oleme jätkuvalt edukas, et selle tõttu on vaja ka rahvusvahelist koostööd väga palju teha. Siin on näha, kuhu meie materjal siis läheb, et see on tõesti selline rahvusvaheline koostöö ja usaldus teiste partnerite poolt, et on jäänud märkimata sinna veel Aserbaidžaan, kuhu ka sellel aastal loomi läks. Et kindlasti lihtne on toimetada Euroopa suunal,
aga tükk maad keerulisem on kolmandatesse riikidesse loomi müüa ja näiteks siin on Malta, kuhu me ka sellel nädalavahetusel loomi müüme, et vähem kui Tallinnas elanikke või enam-vähem sinna kanti, aga ka nendel on piimandus väga oluline. Kui Janus Murakas rääkis siin oma ettekandes ligi 200 miljonist investeeringust tehasesse, siis nemad ütles ka, et nemad tegid ka suure investeeringu eelmisel aastal, ostsid enda ühistule piimaauto, nii et seal oli sinnamaani piima kogumine veel meie reisse. Ja loomade müük ongi meie üks kõige suurem valdkond, millega me tegeleme rahalises mahus ja kindlasti ka hästi oluline. Ja siin ma võin ka öelda, et 90% tõuveiseid, keda me müüme, toimub siis läbi ühistu. Ühistul on ka riigi poolt abi nii palju, et tõuaretust läbi tõuramatute pidamise toetatakse. Ülejäänud tulu tuleb kindlasti ise teenida ja ühistuliikmed on ka alati selle põhimõtte peal väljas, et see tulu, mis ja kasum, mis aastas toodetakse, see investeeritakse tagasi. Võib-olla on teil ka huvitav teada, et mis on meie lehmade piimaand, et see esimene on siis klassikaline mustakirjutõug, mida kõige rohkem on üle 80%, et eelmisel aastal oli toodang 10 700 kilo, Eesti punane kari, mis oli 90-ndatel 50% meie karjast, 9100 ja Eesti kohalik tõug on siis kõige valgu ja rasvarikkama piimaga 4500 kilo. Ja kindlasti punase tõu osas võiks öelda seda, et 90-ndatel selle tõu kaitsmiseks oleks pidanud palju rohkem tegema Eesti, sest et täna on eksport punastele tõugudele määratult suur. Milline see piimandussektor täna on? Et kunagi oli meil piimanduse strateegia, kus eeldati, et me toodame 1 000 000 tonni 2020. aastaks, aga piimandust kasvatada aastaga on väga raske ja me näeme, et me oleme täna 839 000 tonni peal. Kindlasti uue tööstuse tulek paari aasta pärast annab uue tõuke meie piimandussektorile, aga eks me oleme siin läbi kriiside kogu aeg olnud ka sellest seotud, et meie kasvatajate ja meie loomade arv on vähenenud. See ülemine pilt ilmestab väga selgelt selliseid liikmeid ja ettevõtteid, kes ei ole saanud investeerida ja on otsustanud likvideerida oma karja. Et veel üks loom on seal ja teine pilt on siis juba kõige kaasaegsematest farmidest täna. Siin veel kord piimatoodangu näitajad, nagu te näete, on need numbrid kõik läinud ülesse ja 85. aastal Eestis toodeti esimest korda lehma kohta 4000 kilo piima, aga 90-ndate algus see piimatoodang langes kõvasti ja nüüd oleme siis me tõepoolest seal, kus me oleme. Nimelt me oleme Eesti on Euroopa Liidu esimene riik piimatootmises, et kui meil oli peaminister, kes ütles, et Eesti 5 parima hulka, siis ühes valdkonnas me tõesti esimesel kohal oleme täna ja nagu te näete, meie lõunanaabrid on vastavalt siis 19. ja 21. kohal. Ja kindlasti need riigid, kes seal üleval topis on, seal on kõikidel nendel ka väga oluline ühistuline majandamine, ühistuline pidamine ja tänu sellele kindlasti võime öelda ka, et see edu on ka Eestit saatnud. Nüüd siin on üks slaid, kus on näha ja näidatud ära loomapidajate arv, kuidas loomapidajate või piimatootjate arv on vähenenud ja siis täna teistpidi on jällegi karjade arv suurenenud, sest et olla edukas peab olema efektiivne. Ja efektiivne saab olla siis kindlasti, kui kasutada kõige kaasaegsemaid mudeleid, tehnoloogiaid, et sellega meie põllumajandustootjad täna ka väga tegelevad. Siin on mõned sõnad, sellised uuemad sõnad veiste aretuses ja eks nendega ka meie käime kaasas, et kui vanasti oli vaja oodata 5 aastat, kui pull saab oma väärtuse ja otsuse, kas teda kasutatakse, siis täna juba DNA analüüside põhjal tehakse see kindlaks sündinud vasikale, et kas tema väärtus on olemas või ei ole. Nii et see on kindlasti suur väljakutse. Nüüd Euroopas räägitakse väga palju ka rohepöördest ja justkui peaksime kõik loomade arvu vähendama. Et meil oli ju 90-ndatel veel 300 000 piimalehma ja täna me oleme 84 000 peal. Ja arvestades seda maa hulka, mis Eestil on kasutada, just rohumaad ja kliimat, siis tegelikult põllumajandus- ja loomakasvatussektor kindlasti täna kärpeid ei peaks tegema. Ja siin on ka üks selline slaid, kus on näidatud jällegi sellised 3 riiki, kus on tugevad põllumajandusorganisatsioonid ja ühistud. Nad on pindalalt natuke meist väiksemad, aga ainuüksi piimalehmade arvukus Holland 1,5 miljonit,
Taani 565 000 ja Eesti siis oma 84 000-ga ja kus nad siis asetsevad ja Hollandis toodetakse üle 13 miljoni tonni piima aastas, nii et tegelikult sellel sektoril, kus me täna oleme, on kindlasti potentsiaali palju. Miks siis üldse on ühistud olulised, et kindlasti 24 veebruar on toonud ka selles valdkonnas väga olulise uue sõna ja uue käsitluse toidujulgeolek, et me peame ennast toiduga varustama ja ühistud ja ühistuliikmed kindlasti seda teevad ja see on ka riigile üks suuremaid kindlusi. Nad on väga olulised toidu tarneahelas, kindlasti on hästi oluline ka see, et ühistud on väga suureks abiks ka hetkedel, kus võib-olla majanduses valitseb kriis, et oma liikmeid ja oma liikmete tegevust jätkata. Kui nüüd rääkida Eestist, siis ma ikka julgen öelda, et tugevad on need ühistud, kus on ka Eestis väga tugev tootmine, on teravili, kus oli eelmine aasta rekordsaat 1,3 miljonit tonni, piimandus ja ka Eesti tõuloomakasvatajate ühistut tahaks esile tuua ja meie oleme siis Eestis kõige suurem põllumajandustootjate arvuga ühistu. Ja ühistud on erinevaid, nagu te siin näete, et 51% ühistutest on piimandusega seotud ja teraviljaga, ja siis piimandus on teine tugev valdkond ja elusloomad samamoodi. Ja kus meil ei ole väga tugevat ühistegevust, on kindlasti aiandussektor, et kartulikasvatajatel on mõningal määral ja muidugi muret tekitav on lihasektor, kus tegelikult täna me praktiliselt ühegi liigi poolest ennast ise ära ei varusta, et seakasvatus oli ju meil ka üks selline väga, väga suure mahuga äri, aga 2014 toimunud sigade Aafrika katku juhtumid kindlasti meie seakasvatussektorit väga palju vähendasid ja täna seda uuesti tagasi tuua on suhteliselt keerukam. Nii et kaks tugevat sektorit, piimandus ja teravili, on need, kus siis tegelikult täna on ka meil, toodame rohkem ja ma arvan seda, et tähtis on kindlasti ka põllumajandusvaldkondas leida neid tootmisliike, kus on tugev ekspordimaht ja need sektorid seda kindlasti pakuvad. Et ühistud on erinevaid, täna on tegutsemas ka sisendite müüjad, et nagu Jaanus Murakas ka ütles, on sellised ühistud, kes oma toorainet varuvad ja müüvad mujale, et kui näiteks piimanduses me toodame üle 80% piima üle oma riigi tarbe, siis loomulikult on vaja ka see ülejäänud piim ära müüa ja selle tõttu on seda eksporti tehtud ka tooraine osas. Aga ma arvan, et uued võimalused paari aasta pärast annavad ka kindlasti rohkem võimalusi meie piimandusele ja väärikatele piimatoodetele lisandväärtust pakkuda ning siis turule tuua. Lihasektoris on sellised väikesed nišiühistud olemas, kes müüvad kas mahetooteid või spetsiaalsed tooteid, aga lihasektoris võib-olla kõige suurem probleem on see, et lihatootjatel kasvatajatel ei ole tootmisvõimsust, ei ole tööstusi ja selle tõttu ka ühistuline tegevus on selles sektoris pärsitud. Ja muidugi kindlasti omanäoline on ka see, et tugevad Skandinaavia ühistud, kes on nii Rootsis kui Soomes on ühistud või Taanis, siis siin nad ei ole ühistud, tegutsevad ka meie turul, aga siin nad on hoopis aktsiaseltsi vormis tegutsevad, et ka sellist vormi on tegelikult päris palju põllumajandussektoris täna näha. Ja mina tänan kuulamast ja kui on küsimusi, siis olen lahkelt nendele nõus vastama ja veel kord suured õnnitlused teile teie suure juubeli puhul. Aitäh, Tanel! Mul on siin üks nii vahva küsimus, et ma ei suuda seda mitte küsida siin kohtuda. Missugused on peamised hüved teie liikmetele pulli tegemisest? Eks eksistentsi puhul on ikka see tähtis, et nii inimsugu kui ka meie puhul siis loomad oleks jätkusuutlikud ja et oleks iga järgmine generatsioon parem, et see ongi meie suur hüve ja kui nüüd rääkida siis pulli tegemisest, siis tänapäevased lehmad eriti pulli ju ise ei näe, et see käib kõik läbi kunstliku viljastamise,
aga kindlasti läbi nende pullide geneetilise potentsiaali on siin väga palju asju muutunud, et kui 10 aastat tagasi oli põhiline fookus piimatoodangule, siis täna on kuivaine, looma tervis, looma vastupidamine karjas, sigimine, sündide kergus, et kõik sellised asjad on palju olulisemaks läinud. Mul on Taani kohta paar küsimust. Taani on territooriumilt väiksem kui Eesti. Ja kui ma nüüd neid numbreid õigesti nägin, siis ma saan aru, et neil on umbes 15 korda rohkem piimakarja põhimõtteliselt, kui on täna Eestil. Nende rahvaarv ei ole 15 korda suurem. Mida Taani kõige selle piimaga peale hakkab? No eks nii Taani kui Holland on mõlemad head näited ju piimandusest, kellel on ka väga tugev ekspordivõimekus ja Hollandit ju lausa hüütakse või nimetatakse Euroopas piimanduse hälliks ja kindlasti see on see juustutootmine, mida nad teevad, kaasa arvatud ka tõuloomade müük ja Hollandis minu teada on ka 17 miljonit inimest näiteks, et küllap see tarbimine on ka seal suurem, aga kui sul on mahtu, siis on kindlasti väga tugevad ühistud, väga tugevad tööstused ja on võimalik ka neid tooteid eksportida. Meil on kõige paremad lehmad, kõlab nagu hea bändi nimi või midagi niisugust. Kui heas hinnas see Eesti loom siis üle Euroopa on, selles mõttes, kui ta annab meile kõige tublimate seas piima, et kas see eksporditöö või see rahvusvaheline koostöö? No ma arvan, et see on hea ja kui kliendid toovad ise tagasisidet ja kui sult on ostetud 2 aastat tagasi loomi ja ostetakse uuesti, siis seesama Malta näide ju, vaadates meie asukohta, vaadates Maltat, on ju täiesti mõttetu sinna meie puhul nagu loomi eksportida just kauguse suhtes ja rääkimata, et seal on veel vaja laevatamisega üle minna, siis see on usaldus tegelikult, mida meie loomade vastu on tekkinud ja nad tahavad siit osta vaatamata transpordikalidusele. Teine näide Aserbaidžaan, kes käis Austrias loomi valimas, Austrias karjad on küllaltki väikesed, 2 looma 80 kilomeetrit, siis teine valik oli nendel plaanitud Eestisse, tulid Eestisse 6 koormat valima, 1 koorem kuskil 30 looma, et 180 looma ja siis lõpetada Saksamaal ja nad ütlesid, et kas te saate meile kõik selle 10 koormat pakkuda, et me ei taha Saksamaale minna. Nii et ma arvan, et see on see meie kvaliteet ja meie usaldus, mida me katsume siis läbi tõuloomadega pakkuda. Aga mõtlengi seda, et kui meie loomad on nii tublid, et kas meie eksporditöö on ka niisugune, kus me oleme samavõrra tublid, et Eesti on, ma ei tea, mingisuguse suhtarvuna kõige tublim eksportöör loomade osas või on meil tarvis loomadele veel natukene järgi jõuda? No need mahud on kindlasti ju Eesti suhtes väga väikesed, et me ütleme siin 4-5 tuhat looma aastas, et see on tegelikult väga väike ja kui käisin 2 nädalat tagasi Usbekistanis, kui oleme ka nüüd paar viimast aastat tõesti käinud ka koha peal riikides oma loomi, oma materjali tutvustamas, siis me oleme seal üks väikene, aga Saksa riik on suure stendiga väljas, nii et tegelikult ma arvan, et sellist riigiga koostööd peab olema palju rohkem, sest et üksi me paraku paistame palju väiksemana välja. Ja viimaks ei taha olla nii-öelda kurjakuulutaja, aga küsimus on küsitud, sest tuleb mul seda esitada. Kas Eesti piimaloomade jaoks on kriisid läbi või on kriisid alles ees? Alati, kui kriis on, siis me arvame seda, et see on viimane kriis. Aga kui oli 2014 kriis, ma tean, et kui Euroopa Liitu astumine oli, siis kõik piimatootjad panid omale käega vastu rinda, ütles, kes Euroopa Liiduni vastu peavad, need jäävad püsima. Aga ei aidanud see Euroopa Liit ka meid väga palju selles suhtes, et ka sellest ajast on meil 30 000 lehma kadunud, et eks see on kõige tundlikum sektor, see piimandus ja kus ükskord piimafarm uksed sulgeb, sinna kunagi piimalehma tagasi ei teki. Et see on ka fakt ja tegelikult tänapäeval on ka tööjõuga piimandussektoris küllaltki raske, et selle tõttu on ka meil väga palju sellist robottehnoloogiat lüpsifarmides ja eks seda me peame vaatama, et selliseid inimesi, kes kella 4-5 lauta tahavad minna, on järjest vähem ja selliseid nutikaid tehnoloogiaid kindlasti piimanduses ja ka muudes sektorites põllumajandus on vaja kasutada. Kui me vaatame seda Taani näidet, siis eesmärk oleks ju ilus jõuda 1 miljoni peani. Kuna jõuame?
No ma arvan, et see on kindlasti võimalik, aga kui me nagu sellist üldist statistikat vaatame, siis seda kogutoodangut kuskil suurendada on vast võimalik 2% aastas keskeltläbi, kui me just ei hakka kuskilt ise karja juurde ostma. Aga selleks peavad olema soodsad tingimused ja kui need tingimused on olemas, täna me näeme tegelikult, kui palju meil ju tarbijana, kui palju me peame piima- ja lihatoodete eest rohkem maksma, aga samamoodi on ju siis tootmissisendid läinud väga palju kallimaks, et ega me ei oskagi öelda, et kas see toodete hinnatõus on nüüd lõplik või see jätkub, tõenäoliselt ta jätkub selles suhtes, et ega kui ikkagi piimatootja saab oma toodangu eest või lihatootja alla oma hinna, siis ta kaua vastu ei saa püsida. Et selle tõttu selline stabiilne majandusolukord on hästi oluline ja seda tahaks soovida. Kena. Suur tänu! Aitäh! Minul oli väga põnev.